Jah. Tere! Minu podcast siis ei ole ammu juba eetris olnud. Podcasti pealkirjas esineb ka sõna minu loomulikult ja selle nimi ongi, podcasti nimi on Minu avalikud salamõtted. Ja kui sa oled minu podcasti varem ka kuulanud, siis sa juba tead, millest seal enam-vähem juttu on, aga kui sa ei ole seda teinud, siis telli see podcast, telli see kanal, Illar Luht kanalil, siis on see podcast ja sa võid seda ükskõik millal siis kuulata autosõidu ajal või vaadata televiisorist või arvutist või telefoni kasutada selleks, ükskõik milleks, mida sa siis võid teha. No ühesõnaga ja muidugi loomulikult märgi need episoodid, mida sa oled varemalt ka vaadanud ja mida sa praegu vaatad, kas juhuslikult või sihilikult, et märgi need meeldivaks ja igatahes aitäh sulle vaatamise eest, seniste vaatamiste eest, kui sa oled vaadanud neid ja nüüd ma tahaksin sulle kohe teatavaks teha, et miks minu podcast'is nii pikk vahe on tulnud, sellepärast et esiteks, et on väga kuum suvi, pidevalt on 40 kraadi, aga see ei ole võib-olla peamine põhjus on see, et selle suve alguses juba 20. juunil täpsemalt 19. ja 20. juuni vahel siis üks meie saadete kaasautoritest Freia, minu Bernardiin, 4,5-aastane Bernardiin kahjuks lahkus meie hulgast. Tal oli kõhukeerd, tundub niimoodi kõigi märkide järgi, tal oli kõhukeerd. Selle ma avastasin alles kahjuks õhtul kella 9:10 paiku ja ma proovisin siis seda loomaarsti, valveveterinaari siin siia tuua telefoni teel, aga kahjuks ei õnnestunud, sest kuskil 10 minutit helistasin sellele loomaarstile ja tema väitis, et tema valveaeg on kahjuks juba läbi ja et tema aeg nüüd Mohatsist on siiamaani, kus ma olen siis kuskil peaaegu 60 kilomeetrit, 50 kilomeetrit, üsna palju kilomeetreid, ühesõnaga ta ei hakka sellepärast sõitma siia, et andku ma talle siis oma Freiakesele algopüriini, aga algopüriin kahjuks mul kodus ei olnud, võib-olla sellest oleks mingit kasu ka olnud, sellepärast et kui tal kõhukeerd juba oli, siis ta ei saanud ju seda algopüriini seedida ja tema organism ei oleks omastanud seda valuvaigist, et võib-olla ainult süst oleks aidanud, aga loomaarsti kahjuks ei tulnud ja muidugi see on üks asi, valu mõttes oli see niimoodi. Teine asi on see, et kui oled teadlik, et mida see kõhukeerd endast tähendab, siis juba esimestel tundidel võib saabuda surm loomale ja eriti suhtkasvu koertele, suure kehaga koertele on see väga iseloomulik ja Bernardiin on üks nendest tõugudest, kes on kõige enam altimad siis seda kõhukeerdu valmis võtma või omaks võtma või mitte omaks võtma, vabandust. See on väga vastik väljendus, seda omaks võtta ei saagi, mitte kunagi, mitte iialgi ja seda ei ole meil kavaski teha. Ühesõnaga siis, nad kuuluvad sellesse riskigruppi, kes siis pigemini kipuvad haigestuma sellesse haigusesse ja kahjuks Riiaga juhtuski see, mitte haigestumine, vaid lihtsalt ta kindlasti mängis väga suurt rolli, väga kuum ilm ja ma olen ristinud selle 2026. aasta mörtsuks suveks, mis siin Kesk-Euroopas, mina olen Kesk-Euroopas, aga kuna see paik, kus ma viibin, ei jää väga kaugele Vahemerest, et kuskil 200-250 kilomeetrit on Vahemereni, siis on sama palju, võib öelda, et see on mediterraanne kliima, mis siin valitseb ja siis see tähendab seda, et siinne kliima on ikkagi suhteliselt kuum, suviti vähemalt, võrreldes Eestiga.
ja sel suvel ka siis juhtus niimoodi, et 40 kraadi oli selle vahetult pärast seda tegelikult isegi. Enne seda oli kuskil 35 paiku või 30, üle 30 kõvasti igatahes. Oli kõvasti kuuma ja Bernardinid ei kannata siis kuuma ilma. Siis kahjuks see siis põhjustas selle, et Freia kui me teda ujutamas käisime siin lähedal olevas järvekeses, mis on ainult kalastamiseks tegelikult mööndud, aga noh, koerade ujutamine ka keelatud olevat ja vähemalt keegi ei keelanud otseselt. Ja siis ta lihtsalt jõi ujumise asemel liiga palju vett ilmselt. Aga seda ma taipasin alles pärast hiljem, et noh, et tegelikult ma juba siis vaatasin, midagi on häda, et ei ole hea, kui ta nii palju vett joob ja noh, aga kahjuks ma ei teinud mitte midagi ja see on minu süü selles suhtes ka. Aga siis ta tuli veest välja, aga väga raskesti tuli välja, sest seal oli järsk kallas, siis ma pidin aitama ja pingutama teda ilmselt siis pingutasin sellega tema kõhu paigast ära, kõhus midagi paigast ära või oli tema autokast hüppamisel, sest me olime autoga ju seal järve ääres, sest meie maja juures ei ole siin ju järve. Ja siis siis jah, noh, oligi niimoodi. Alguses mul oli selline tunne, et Freia on mürgitatud. Kell oli 10 paiku, kuigi Eestis on harilikult sellisel ajal nagu 10 paiku veel suhteliselt valge. Siin Ungaris, Lõuna-Ungaris, siin kipub olema niimoodi, et 10 ajal on juba täiesti pime sellisel ajajärgul, sel ajal ei olnud augusti, aga see oli juuni jah. Augusti alguses on muidugi loomulikult juba enne 9 juba 8 paiku läheb juba pimedaks praegu, aga ja siis ühesõnaga ma vaatasin, et Freia on kuskile kadunud. Meil oli just selline asi käisil, et siin selle maja omanik, kellele see maja kuulub siin tegelikult, sest mina ei ole siin maja omanik, mina olen siin ainult ma isegi ei ole osanik, ma olen lihtsalt elan siin praegu. No ühesõnaga Freiakesega elasime siin ja sellepärast me elasime siin ennekõike, et Freial oli siin hea elada. Nüüd ma olen siia jäänud ainult vähemalt, noh, ma usun ise niimoodi, et väga ka ajutiselt, sellepärast et praegusel hetkel mul on võimalik siin natukenegi mingisugust raha teenida, sest mul on mingisugune töö, mitte ametlik töö, sest Ungaris on üldse nagu teada kombeks väga palju töötada mitteametlikult ja ebaseaduslikult, ühesõnaga sellega ametivõime tüssates ja millegipärast noh, Eestis see asi niimoodi ei töötaks, sellepärast et Eestis saab ainult sularaha ja palkasid maksta siis ainult pangaarvele, aga Ungaris ka on veel noh, vanad head ajad ja kus on siis veel vabadus, sa saad sularahas välja võtta palkasid ka, aga mitte igal pool muidugi. Suured rahvusvahelised kompaniid loomulikult maksavad ainult ja suured tehased need ja suured firmad üldse, nemad harilikult maksavad ikkagi ka pangaarvele ja sularahatehinguid, noh, vähemalt niisugustes suurtes ettevõtetes ei armastata. No siis, aga siin paigas, kus ma olen, tegelikult on see Budapestis ka mõningatel puhkudel väga palju töötab inimesi, kes nii-öelda mustalt, mitteametlikult ja nende töö, mis nad teevad, mõnikord nad on lihtsalt 8 tunniks päevas tööle võetud ametlikult ja siis vastavalt 2 tunni eest näidatakse neile palka seal, aga loomulikult nad saavad täispalga selle eest, aga see tähendab seda, et riigile makstakse makse vähem. Noh, Eestis on muidugi sellistel puhkudel väga ranged ollakse ja kontrollitakse ja kerge on kontrollida, kui sul on ainult pangaarvele saab raha tulla, sularahatehinguid ei anta ja ümbrikupalkasid ei anta. Ja noh, ümbrikus muidugi keegi ei anna raha, lihtsalt cash antakse sulle pihku ja
ja seda teevad mitte ainult ungarlased siin, vaid ka need inimesed, kes on siin mujalt tulnud sisse nagu hollandlased ja belglased ja muud, kes võivad anda ka mõningatel puhkudel siis kohalikele inimestele siis isegi tööd, niimoodi mustalt muidugi jällegi. Ja tehakse seda heal meelel ja tüssatakse riiki heal meelel, sest ega riiki ei tunne mingit empaatiat inimeste vastu sageli, vaid koorib neilt viimasegi. Ja nagu see Eestiski kipub olema niimoodi, võib-olla isegi Eestis rohkem kui Ungaris, palju rohkem kui Ungaris. Ja muidugi seda räägivad ka siinsed hollandlased ja sakslased ja itaallased ja muud Lääne-Euroopast tulnud inimesed, kes siia on tulnud elama just. Et see on sellepärast nad ongi siia tulnud, et siin on kergem, siin on vähem bürokraatiat, see tähendab, Eestis on kiideldakse sellega, et no bürokraatiat me ei armasta, sest meil on kõik digi. Aga noh, see digi tegelikult võimaldab ka bürokraatial inimeste üle valitseda ja siis no ühesõnaga see ongi see kõige hirmsam asi tegelikult. Kõige suurema kontrolli, kõige suurema sorjusesse saadame inimesed üldse erinevates riikides, erinevates maades. Noh, no nii, ja Eestis kiputakse niisugustel puhkudel rääkima, teatavad ametlikud, teatavad politseinikud või ma ei tea, kes noh, ühesõnaga kipuvad niimoodi rääkima, et riigiga ei jamata, eks ole. Aga tegelikult riigiga jamatakse küll ja jamatakse, näiteks Venemaa räägib siis asümmeetrilisest sõjast lääneriikide vastu ja noh, paljud inimesed ja paljud kodanikud siis täpselt niimoodi käituvad samamoodi, põhimõtteliselt asümmeetriliselt jamavadki riigiga. Noh, nii nagu saavad. Saadetakse perse ka lausa. Aga noh, igasuguseid asju tuleb siis, et ühesõnaga riiki ei usaldata väga paljudes kohtades, Euroopa Liidus samuti. Miks? Noh, loomulikult teadagi, miks. Sest meil on nii palju valetatud, meil on nii palju räägitud igasuguseid asju, mis ei vasta tõele esiteks ja meil on nii palju asju peale surutud ja peale kaela määritud, mida me ei taha tegelikult. Aga noh, hää küll, ma ei räägi praegu siin sellest, praegu ma rääkisin ju tegelikult, kus ma siis oma jutuga jäin? Ma jäin oma jutuga sinna, et Freiake jah, ja sellepärast ma jäingi siia, et mul on siin praegu siis nagu mingisugune töö, mitte ametlik küll, ma saan natukenegi raha, aga ma ei saa palju seda. Ma ei ütle, aga ma elan ära, noh, ma elan ära muidugi niimoodi kuidagi ääri-vääri, niimoodi üle kivide käänduda, noh, ütleme niimoodi, sellepärast, et ja noh, niimoodi ei saa ära elada tegelikult üldse, et milleski mõttes määritud ei jää, et kellelegi kuskil millegi asjaga kaela peale ei jää, näiteks omanikule põhjustan sellise probleemi, et kuna mul saab piisavalt raha, siis tema peab elektriarved ära maksma ja nii edasi või telefoniarved. Sellist asja tuleb ka ette kahjuks, aga noh, midagi ei ole teha. Ma ei saa nõuda, kui ma ametlikult jälle ei tööta, ma ei saa nõuda tööandjalt, et ta mulle pidevalt mulle annaks tööd või noh, niinimetatud tööandjalt. Annab mulle tööd siis, kui ta saab parasjagu ja kui tal on võimalik maksta, sest seega mängib rolli, sest ega inimestel ei ole palju raha siinkandis ka. Inimestel on just tegelikult, kuigi uue Ungari valitsuse saabudes on paljugi muutunud selles suhtes, et mõnes mõttes muutunud. Ma ei tea, sellest me peaksime võib-olla rääkima, et mis on muutunud ja mis on toimunud siin üldse vahepeal pärast seda, kui Viktor Orban on kukutatud võimult valimiste teel. Ma ei tea, kuidas siis Eestis need rahvuskonservatiivid näiteks kommenteerivad neid asju isegi, sest ma ei ole nii palju jälginud, aga mulle jäänud mulje, et väga kriitiliselt ilmselt nad võrdlevad seda kui mingisugust Euroopa Liidu vandenõud või siis noh, mingisugune konspiratiivne võimult kukutamine, siis Orbani valitsuse võimult kukutamine nende arvates on toimunud. No tegelikult see nii ei ole muidugi, sest rahvas on niimoodi valinud ja 2/3 rahva hääli ei saa võltsida sellisel moel,
et saaks nagu näidata, et siin oleks mingi valimispettusega teemanud ja isegi Fides ja Orban ei püüagi seda teha loomulikult. Aga noh, jah, nendest asjadest võiks ju palju rääkida, aga noh, kas on praegu õige aeg praegu selleks? Praegu on suvi, nagu ma ütlesin, 2026. aasta mürtsuks suvi on praegu käsil ja veel ei ole lõppenud, augusti lõpus on ka oodata 40 kraadi kuuma veel. Täna on jaa, natukene kergem on täna. Täna ei olegi isegi päris 30 kraadi väljas, aga enamikel päevadel on muidugi üle 30 ja siin vahepeal oli 35 pidevalt. Öösel isegi oli 25 kuskil 25, nii et magad niimoodi, et sa ei saa tekkide all magada, sa lükkad tekid pealt endale ära ja siis kuulad neid jutte, et ei ole kliimamuutust, nagu rahvuskonservatiivid Eestis räägivad, kuigi ma ei ole kliimausklik. Ma üldse ei ole kliimausklik, ma üldse ei usu seda juttu, et toimub järk-järguline kliima soojenemine. Lõpuks on meil siin 100 kraadi Celsiuse järgi, noh, niisuguseid jutte ma ei usu. Pigemini võib siin aga rääkida tõepoolest kliimamuutustest ja aeg-ajalt on kliima kõikumisest õigemini. Ja noh, praegu on siis selline hetk ilmselt käsil, kus siis toimub mingisugune soojenemine. Aga millegipärast just Euroopas toimub see suur soojenemine ja, aga noh, selle juurde kohe. Niisiis 2026. aasta mürtsuks suvi ja nagu ma ütlesin, Euroopas toimub suur soojenemine, see soojenemine tähendab seda, et Euroopa mõningatel andmetel on üks kiiremini siis üles soojenev või üles soojendatav, ma ei tea, kas see on inimtekkeline või sellel on hoopis mingi muu põhjus. Et Euroopa on siis kõige kiiremini soojenev kontinent praegu. Sellel võib olla oma tõsitaga, kui ma nüüd Ungarit oma kogemuste järgi vaatan, praegust ilma vaatan, siis praegusel hetkel on ka üle 30 kraadi siin väljas siiski. Ja see tähendab seda, et sa pead olema kõrved nagu pannil ja vihma ei ole juba nädalate viisi tulnud. Õiget vihma ei ole üldse tulnud juba rohkem kui kuu aega ja kuude kaupa isegi võib-olla. Üldse on vähe vihma olnud millegipärast ja see on siis tekitanud siis Ungaris ühe niisuguse fenomeni, et on Donau jões näiteks on veepiiri piir nii palju alanenud, et raskeks läheb siis Pakši aatomielektrijaama noh, jahutamine. Ja kui Donau jõe tase läheb alla teatava piiri, siis aatomilektrijaam töötada ei saa. Paksi aatomilektrijaam on niisugune huvitav nähtus Ungaris, mille kohta on palju juttu olnud, aga ka rahvusvahelisel areenil. Teatavasti on see üks vähestest aatomilelektrijaamadest, mille ei ole mitte lääne või teised kompaniid ehitanud, vaid Venemaa, Rosatom või ma ei tea isegi täpselt, mis. Ühesõnaga, et see Paksi aatomilektrijaam siis selle laienemine siin Orbani valitsuse ajal oli ka juba predistineeritud ja lepingud sõlmitud Venemaaga ja et venelased teevad selle ära, kuigi Euroopa Liit oli väga vastu selle ja mõned väidavad, et Euroopa siis on sellega nagu, või tähendab, Ungari on siis sellega nagu kuidagi nagu ennast sõltuvaks teinud Venemaast. Tegelikult noh, nii see kipub olema ka, aga me võime vaielda selle üle, et kas nad saavad teistmoodi teha või mitte ja ungarlased vaidlevadki selle üle väga palju, et nad ei saa palju teistmoodi teha, nagu ka Vene gaasiga seoses, et nad on sunnitud lihtsalt Vene gaasi ostma, nad on lihtsalt sunnitud Venemaaga neid lepinguid sõlmima. Kaua aega Orbani valitsus tegi, samal ajal kui kõigest propagandast, valitsuse propagandast võib läbi näha, et tegelikult see ei olnud üldsegi noh, ainult vähemalt selle tõttu tingitud kõik need nähtused, vaid et nüüd ma kukkus midagi maha, Priiakese pilt kukkus sealt tagant maha.
See, et Freiakese pilt sealt tagant maha kukkus, meenutab mulle natukene seda, kuidas siis Ukrainas toimus, et seal rindepiirkondades, kuidas need toimuvad. Ma ei mäleta, mis linnas see oli, kas Kramatorskis või mõnes teises linnas. Ühesõnaga, venelased lasksid auklikuks Ukraina lipu, Ukraina lipp kohe olid platsid ukrainlased, Ukraina sõjaväelased, kes siis tõmbasid lipu maha ja panid terve lipu, mis ei olnud räbale nagu, mis Venemaa droonirünnakust oli järele jäänud. Ja siis see lipp tõmmati, uus puhas korralik terve lipp tõmmati siis uuesti üles ja jälle oli see sümboolikaga võidetud nüüd. Nagu sa näed, Freia pilt on tagasi, tuul lükkas selle maha ja loodusjõud. No siin võib öelda, et kui Freial oli see viga, et tal tõesti see GDV või kuidas inglise keeles öeldakse, gastric torsion või devotion, ma täpselt ei tea, ma võin sege minna. Ühesõnaga CDV lühendatult tähtedega, kui sa tead muidugi. Nagu ma olen tähele pannud, et mingisugustes erinevates välismaistes podcastis on niimoodi kombeks, et siis palutakse niisugustel puhkudel, kui saatejuhil endale ei tule meelde, et mingi asi, siis palutakse kommentaarides kirjutada. Ma ka olen kommentaarides kirjutanud, mida sa tead CDV-st, sellest haigusest või sellest probleemist koertel peamiselt, et see kõhtu tekib keerd, ühesõnaga koer joob palju vett või sööb palju toitu ja siis teeb järske liigutusi ja siis tal kõht läheb keerdu ja seda ei saa muidu parandada siis, kui ainult mingisuguse järsu operatsiooniga sekkumisega ja kodusel teel seda on võimatu kuidagi lahendada seda olukorda, nagu siin minu puhulgi siin oli, kuigi minu puhul võib öelda niimoodi, et ma ei saanud kuni viimase hetkeni aru, et tal see probleem on, aga kõik need sümptoomid, kõik see, mida ma märkasin, kuidas ta käitub, viitab sellele, et ainult sellega sai tegu olla ja seda väitis ka tehisintellekt ja seda väitis ka see inimene, kelle käest ma selle koera sain, kunagi ostsin ammu juba 4,5 aastat tagasi juba ütleme niimoodi, rohkem, peaaegu 5 aastat tagasi. Nii et Reiek oleks võinud veel väga vabalt elada, oleks võinud elada 2 korda nii vanaks, kui ta oli. Aga kahjuks see ei juhtunud selle tõttu, et vahel tuli see jama ja muidugi ma ei saa ütelda, et inimese tegur selle taga ei mänginud mitte mingisugust rolli, loomulikult mängis ja ma isegi näen seda, et siis ilmselgelt, et kui nüüd selle maja omanik, kus ma siin olen, ei oleks siia tulnud ja oleks me uut autot ostnud ja see oli ajastada niimoodi elevile nagu baabulinnu, kes tahab kõigile oma autot näidata, aga või ühesõnaga kohe järele proovida, mitte näidata, aga järele proovida ja igale poole sõidutada ja sellise kuuma ilmaga tahtsin siis Vreiot sõidutada ja siis me tegime ühe lolli vea, me panime mingisuguse teki alla, aga see oli üsna soe tekk, talvine tekk pigemini, mitte suvine tekk. Et ta ei määriks autot ära, sest koertel on selline omadus, et ta jätab karvu igale poole ja nii edasi. Ja siis ühesõnaga siis ta tahtis sõidutada teda sinna-tänna õnneks ja ma ei saa täielikult öelda, et ta oleks kõike halvasti soovitanud. Ta soovitas ka, et isegi oleks soovinud loomaarsti arve maksta, kui ma oleks keeldunud sellest. Kahjuks ma arvan, et see oli viga neid tagajärgi vaadates, mis toimus. Oleks pidanud ta loomaarsti juurde viima, aga kõigi märkide järgi see, mis oli koera senimaani viga ainult, oli see kuuma stress, aga kuuma stressiga ja ei ole vaja muud ette võtta, kui lihtsalt mingisugusesse külmemasse kohta koer saata või panna. Aga sellist võimalust meil kahjuks siin ei olnud. Ainukene asi, ära minna Ungarist nii kiiresti kui võimalik ja ma oleks seda teinud ka. Kui ma oleks teadnud, et asi nii kaugele võib minna ja kui ma oleks teadnud, et nii kuum suvi tuleb, nagu sellel aastal on tulnud, mida ma olen siis ristinud 2026. aastal võrdsuks suveks. No kõige selle juures siis võib nii kokkuvõtteks või mitte kokkuvõtteks, ükskõik kuidas me siis seda ütleme, siis märkida,
või nimetada, märkida. Mul on märkimisega seoses see aeg meelde, kui ma veel Trudas õppisin. Ma olin 15-aastane, no 16-aastaseks saav kutt. Ja ma õppisin, mind pandi pärast Tartu Esimeses Keskkoolis 8. klassi. Noh, võib öelda vabatahtlikult läksin, aga mind pandi praktiliselt siis Trudasse siis sellest 17. kutsekeskkooli elektrikuks õppima. Mis oli täielik katastroof muidugi minu elus. Selles suhtes, et tegelikult see seltskond, kes seal Trudas õppis minu klassi, meie rühmas, õigemini see oli nimetatud klassideks teda, et see oli nagu umbes midagi niisugust nagu vanglas võib kogeda. et peksmised ja kooli peksmised ja koolivägivald ja igasugused muud asjad olid igapäevased asjad. Kes olid suuremad kutid, need peksid väiksemaid tihtipeale ja nii edasi. Ühesõnaga, see oli nagu igapäevane asi niimoodi elektrikuks õppimise juures Tartu 17. kutsekeskkoolis. Muidugi võib-olla kõik inimesed, kes sel ajal elasid ja kes on elanud seda aega, ei mäletagi niisuguse aegu, aga niisugused ajad on olnud. Võib-olla praegu on ka kuskil Eestis, ma ei tea, kui palju neid niisuguseid pätikoole leidub, aga ilmselt leidus vähemalt veel pikka aega, kui juba niisugune film nagu Klass on Eestis Ilmar Raag valmistanud, siis või väita, et on neid pätikoole ikka olnud küll veel pärast seda ka. Kui nii kaugele meil asi ei läinud, aga meil oli veel hullem võib-olla mõnes mõttes, kui seal selles klassis näidatud, selles suhtes, et no lõpuks igatahes tulemus on see, et mina ühel päeval, ma lihtsalt läksin, kui ma olin juba 1,5 aastat selles pätikoolis õppinud, siis ma tegin niisuguse tüki, et ma ei käinud hommikul, kui ma tegin näo, nagu ma läheksin kooli, tegelikult alguses ma läksin hommikul kuskil, kukkusin mööda linna, käisin Bonsiku baaris, seal Tartus Raekoja platsil oli niisugune Bonsiku baar, kus sain Bonsikuid süüa, kus mul ema ka mõnda aega töötas, oli ta Bonsiku tegija kohviga ette, mis ta kõik oli seal. Ja siis pärast seda ma läksin kinno, tihtipeale Komsomoli kinno või Saluuti või siis tol ajal niisugused kinod, niisugune ekraan oli ka muidugi. Ja need olid 3 peamist kino ja Varia muidugi ka oli Raekoja platsil seal, kus oli Kultuurimaja kaua aega pärast seda, mis praegu on, ma isegi ei tea. No ühesõnaga ja ma isegi seda ei tea, mis seal praeguses 17. kutsekeskkoolis toimub, kas on samasugune pätikool või ei ole, noh, eks ikka. Ja kui sa tead, võib-olla siis sa võid juba seda kommentaarides kirjutada, et kas pätikool kooliks võib praegu ka seda siis kutsehariduskeskust nimetada nagu tol ajal 17. kutsekeskkooli, mida kutsuti siis Trudaks. No ühesõnaga jah, see oli nagu kõrvalepõikeks räägitud. Ma lõpuks jäin ära sellest koolist muidugi. Niimoodi, et ühel päeval mind kutsuti isaga siis kooli selle meistri juurde, meistriks nimetati, mitte klassijuhataja ei olnud, vaid selles 17. kutsekeskkoolis siis kutsuti seda, mida keskkoolides kutsutakse siis klassijuhatajaks, et kutsuti siis meistri juurde, rühma meister või grupimeister ja siis elektrikute grupimeister ja siis ma ei tea, ja siis oli direktor ka isiklikult kohal vist või oli kooli juhataja, kuidas seda tol ajal nimetati. Sest nimed iseenesest ma ei mäleta isegi, see oli nii ammu, see oli peaaegu 50 aastat tagasi juba varsti. Varsti veel ei olegi nii palju, 40 aastat tagasi millegagi. Aga noh, jah, see oli nii ammu. Ja sellepärast ma ütlesingi, et no Truda pättide sekka sattumine oli üks suur kurioosum minu arust, mida ma ei oleks tahtnud, mille ma oleks oma eluloost välja jätnud, kui oleks võimalik. Kahjuks minu vanemad pooldasid seda varianti, sest nad uskusid, et ma saan sealt hea eriala, elektriku eriala sealt endale kaasa, siis ma ei pea hakkama kuskil ja ükskõik mis. No ühesõnaga, see selleks. Proosid siis vahepeal. No vaatan siin on veega segatud vein. Vein on suhteliselt vähe tees, aga noh, natukene on. Okei. Ja nagu sa näed, siin on see jooniskaru jälle, mida sa oled varemgi näinud. Aga noh, no läheme siis kohe sellega edasi. No jaa, aga miks ma selle teema juurde üldse põrkasin või põikasin?
noh, selleks oli ka see põhjus ikka ju, et ma hakkasin mingit kokkuvõtet tegema eelnevast jutust ja siis ma läksin üle järsku Truda teemale, ehk siis selle 17. kutsekeskkooli teemale ja seda sellepärast, et mul tuli noh, assotsieerus üks sõna märkima sellega 17. kutsekeskkooliga ja nimelt noh, 17. kutsekeskkoolis, no kui sina oled käinud selles koolis muidugi, no vaevalt küll, et mind kuulab selline inimene, kes on 17. kutsekeskkoolis õppinud kunagi või siis praeguses kutsehariduskeskuses ja kui ta ka praeguses kutsehariduskeskuses on õppinud, siis tõenäoliselt seal ei õpetata enam samamoodi kui tol ajal. Tol ajal oli üks märkimine, üks niisugune asi, kuidas sa pidid noh, igasuguse õppetöö käigus valmistama igasuguseid selliseid metallist, noh, metallplaatidest mingisuguseid igasuguseid asju. mina näiteks valmistasin ühe lambikupli metallist, niisugune keerasin kokku ja sinna tuli peale siis märknõel oli niisugune asi, ümmargune. Üks märknõela valmistamine oli üks kõige lihtsamaid muidugi ülesandeid, mida siis Truda koolis pidi valmistama ja märknõela valmistamine, see oli niisugune nõel, no terava otsaga ja siis ta oli nagu traat ja siis oli lõpus oli selline nagu konks, mitte konks, vaid rõngas ümmarguseks. sa pidid sellise asja valmistama ja see oli üks peamisi asju, mida sa pidid siis tegema. noh, sellega sai märkida niisugustele pindadele siis, kus olid no needsamused noh, no millega sa pliiatsiga tavaliselt ei märgi. Metalli peale, tõmbad kriipsu metalli peale mingisuguse jah, noh, ühesõnaga ehk sa saad aru, kui sa oled veel, siis sa saad kindlasti aru, kui sa oled selliste asjadega kunagi tegelenud, siis kindlasti sulle tuleb tuttav ette aga noh jah, okei. ühesõnaga pidi märkima nendega, siis said märkida, võtsid mõõdulindiga mõõdu ja siis märkisid ära siis joonlauaga või millegagi, et noh, siit tuleb midagi lõigata või siiamaani tuleb fiilida midagi, mingit tükki, metallist tükki, millest sa siis valmistad midagi siis ja mida saab kasutada ära siis elektritöödel. noh, see oli põhimõtteliselt nagu noh, niisugune hall alal siis elektrikutöö ja siis lukksepatöö alal, lukksepad kasutasid põhimõtteliselt märksõnu, märknõelu, vabandust. noh, pärast seda, kui ma kunagi hiljem ülikoolis, Tartu Ülikoolis õppisin ja siis tuli sagedasti kasutada igasuguseid märksõnu, aga noh, no selleks, ühesõnaga märknõelad ja märksõna, need on üks niisugune hall ala ja see minu jaoks praegu siin mis siis omavahel nagu paljuski kattuvad või noh, on selline kokkupuutepunkt vähemalt omavahel olemas. praegu tundub niimoodi, no hea küll, ühesõnaga ma pidin mingi kokkuvõtte tegema eelmisest jutust, aga mul vahepeal juba nagu meelest ära läinud nagu, mitte meelest ära läinud, aga ma pean natukene ennast koguma ja mõtlema järgi, et mida ma siis tahtsin kokku võtta. no ühesõnaga siis kokkuvõte sellest, et mis siis oleks võinud Reiekesega teisiti minna või kas oleks võinud vältida seda olukorda, mis toimus, jah, et ma rääkisin siin sellest eelnevalt, et kasutasime tekki autos, millel ei olnud konditsioneeri, ma ennem ei maininud seda, aga ma pean kohe lisama, et autos ei olnud konditsioneeri, kliimat ei olnud sees ja sellest üksi ei piisanud, et esiaknad olid lahti, sest selles autos, mis omanik või siis keda ma siis, no mõnikord olen oma uuesti tegelikult see ei ole tema, aga noh, olen nagu siis püüdnud nagu kujutada, et surmakutsarit oma uues teoses, kes siis noh, surmakutsar on ju tegelikult surmaautojuht. surm on, piibli järgi on isik, ta on üks elus olend, ta on üks nagu teemon, üks suur, väga mõjuvõimas teemon, kes surnute riigi üle valitseb või siis midagi niisugust, aga noh, hea küll. ühesõnaga kutsar on siis noh, tänapäevases mõistes on sama, mis autojuht, et surma siis autojuht. Devs coachman inglise keeles oleks võib-olla siis no jah, no ühesõnaga see selleks ma ei saa öelda, et see oleks õiglane nüüd tema suhtes seda kasutada, kuigi ma ei tea palju asju. ma ei tea, mis tema peast on läbi käinud, kas temal on osa selles üldse ja et Vreiekene nüüd lahkus meie hulgast. kui on, siis ma vannun, et see ei jää tagajärgedeta, see ei jää kättemaksuta, Vreie saab kättemaksu muidugi
kuna ma olen kristlane, siis minu kättemaks ei saa olema kunagi niisugune, nagu seda on näiteks mõningate inimeste puhul. Aga noh, ma vist hakkan natukene liiale minema selle osas. Ma ei peaks sellest rääkima, jah. Aga noh, eks sa isegi saad aru. Ühesõnaga, võis olla keegi, kes aitas kaasa, näiteks no võib-olla selliseid mürke või aineid, mis jätavad samasuguseid millega kaasnevad samasugused sümptoomid nagu siis kõhukeeru puhul, kuigi ma kahtlen selles, ma ei usu, sest vähemalt tehisintellekt ja no see paar isikut, võib-olla ma mõningaid kõik ei tea. muidugi, kui sina tead kõhukeeru mürgitamise vahekorra kohta, kas see absoluutselt kindlalt võib väita alati, et kui samasugused sümptoomid tulevad ette nagu kõhukeeru puhul mingisuguse mürgi kasutamise puhul, et siis sa võid seda kommentaarides kirjutada, aga mina sellest näiteks praegu ei tea. Nii et jah, ühesõnaga, et noh, ma ei ole üldse kindel, et keegi kasutas mürki mingit, kuigi ma ei välista seda, sest oleks, kui nüüd hakata nüüd kriminalisti mängima, kuigi ma ei ole kriminalist, ma ei ole juurat isegi õppinud, ma ei ole kriminalistikat õppinud, aga ma olen lugenud Agatha Christie't näiteks muidugi ja muidugi ma olen siis vaadanud mingisuguseid filme, krimifilme mõningaid, mida internetis siis sealt leida võib või siis telekas vaadata või mõnikord. No ühesõnaga jah, et no sellistel puhkudel sa võid ju fantaseerima hakata, et ja mida kõike see või teine isik võis teha selle ja milliseid mürke võis kasutada või milliseid aineid võid kasutada või kuidas sai, kuidas ta kujundas asjade käiku just niimoodi, et selline lõpptulemus tuleks välja, nagu juhtuski, et noh, ma ei tea praegu, ma ei ole veel jõudnud mingisugusele lõpptulemusele, aga kui sa nüüd jälgida seda printsiipi, et kes oleks olnud huvitatud, kes on huvitatud, oleks olnud Freia surmast, siis ma mõtlen ja ma leian üsna mitut nende hulgast, võib-olla no ühelgi võib-olla piisab põhjus, et nüüd Freiat nüüd teise ilma saata. Sinna hulka kuuluvad muidugi ka naabrid näiteks, kellele ei meeldinud mõnikord, et Freia läheb aiast välja, läheb läbi aediku ja läheb tänavale ja läheb inimeste juurde ja otsib nendega sõprust, sest mis ta muud otsib sellistel puhkudel. No ma ei tea, kas selliseid asju võib ette tulla, kas neil on piisavalt põhjust oleks olnud Freet teise ilma saata või siis näiteks seesamane omanik, majaomanik, kelle nime ma siinkohal ei nimeta, et kas temal oleks põhjust Freet teise ilma saata, kindlasti oleks, kuna ta teadis, et minu siinoleku üks peamisi põhjus on see, minuga on Freia, kuna Freiaga mul on raske kuskile minna, mul on koeraga on teatavasti, eriti suure koeraga, sellise suure koeraga, Bernardiniga on raske kuskil siis üürikorterit endale leida või midagi muud sellist. nii et jah, või siis näiteks siis on üks teine inimene, üks meie kaugematest naabritest, kes ka aeg-ajalt aitas meid ja ostis meile ühte-teist siin teinekord ja võib-olla ta ei tahtnudki seda teha üldse, et ta ostab meile, sest inimesed on väga imelikud teinekord ja siis lõpuks, et sellest piinlikust olukorrast vabaneda, saatis Freia teise ilma mingi mürgiga, mis produtseerib samasuguseid tulemusi nagu kõhukeer. see tundub utoopia, aga noh, tegelikult kõik on võimalik ja kui nii kaua mingid kahtlused purevad, siis sellega seoses siis jah, võib-olla mitte, tõenäoliselt mitte siiski. Siis on veel olemas säärane võimalus, et keegi võis arvata, et Freia on mulle kuidagi koormaks nagu mingi noh, ungari keeles on see üks sõna nagu kolons, noh, no niisugune pomm, mis on siis ketiga kellegi jala külge kinnitatud, et inimene saaks väga kaugele kuskile minna või väga vabalt liikuda, et tal oleks nagu mingi piirang peal, et noh, kui nüüd oli keegi, kes niimoodi arvas, siis ta, ma arvan, et ta väga sügavalt eksib, et kui ta näeb
kui tõepoolest Freia oleks olnud mulle niimoodi nagu selleks kolontsiks või selleks pommiks või mingiks raskuseks jala küljes või käe küljes, mis kuidagi nagu liikumisvabadust piirab, siis ma lisan kohe juurde, et ma olen palju õnnelikum, et mul oli see pomm või see kolonts või see raskus siis jala küljes, kui et ma olen sellest niimoodi vaba, et Freiat enam ei ole nagu see praegusel hetkel ongi, et kindlasti ta sellega, et ta näiteks mürgitas ära mu koera Freia, sellega ei osutanud mul mingisugust teenet, vaid vastupidi, ma näen seda kui kuritegu. Ja noh, see noh, kuidas nüüd öelda, on niisuguseid arvamusi, et viieaastase Bernardiini aju või Bernardiini mõtlemine või käitumine, see meenutab väga umbes niimoodi 4-5-aastase lapse käitumist. Ja tema enesetunnetus ja mina tunnetus on sarnane 4-5-aastase lapse enesetunnetusele ja kui keegi tapab 4-5-aastase lapse, siis palun väga, mis ta sinu arvates on? Ja minu arvates, kui keegi tõepoolest seda Freiaga tegi, mida ma mõningatel oma paranoilisematel hetkedel arvan, siis ta tegi just täpselt seda, et ta tapab nagu 4-5-aastase lapse ja minu jaoks ta ongi see ja ta väärib raudselt, ta väärib karistust ja Freia, ma lisan kohe juurde, et Freia ei olnud minu jaoks mingisugune raskus või mingisugune takistus, et elada täisväärtuslikku elu, vaid vastupidi, see, mis ma Freia käest olen saanud, see on kaalub üles kõik selle, mis palju seda, mida ma raamatute kaudu olen saanud või siis teiste inimeste kaudu olen saanud sest inimesed on sageli väga antropotsentristid, ütleme niimoodi, inimesekesksed. Aga elu on hoopis rikkal või hoopis laiem, ei ole inimesekeskne. See kõik, mis on maailmas toimub, ei ole inimesekeskne ja ei ole inimesega seotud otseses mõttes, vaid ja see tunnetus, maailma tunnetus, see on, mida me teame, mida me tunnustame, raamatutest loeme, loomulikult, sest raamatud on kirjutanud inimesed ju ja see on antropotsentristlik ja see on sõltuv sellest, kuidas me oskame oma sõnu seada ja oma sõnu me seame sageli nende standardite järgi, mida meile on õpetatud, mida me oleme õppinud teistest raamatutest, mida me olen õppinud koolidest, mida me oleme õppinud teiste inimeste kaudu, kaasinimeste kaudu, mida meile on õpetajad sisendanud, mida meile on ka kirjanikud sisendanud, mida meile on kultuuriinimesed sisendanud, mida meile on valitsejad sisendanud ja see kõik ei ole ainuvõimalik, kuidas seda maailma tunnetada üldse, vaid mida ma Reia käest olen õppinud, on see, et maailma on võimalik hoopis teisiti tunnetada, sest seda ei ole, ma ei seosta ainult üldse mitte Freia kui ühe olendi, keda me nimetame loomaks muidugi, loomakeseks, näiteks see majaomanik mõnikord nimetas seda loomakeseks, et loomakeselt oleme, mida me õppinud, või mitte, vabandust, et mida loomake, loomake ja nii ja naa. No ühesõnaga, maailmatunnetus, see ei ole ainult sellega seoses, vaid tegelikult kui sa oled elanud uskliku inimese elu ja kui sa oled kristlane, kui sa oled Jumalat õppinud tundma, siis sa taipad, et Jumalaga suhtlemine käib ka sageli mitteverbaalselt täpselt samamoodi nagu loomadega suhtleminegi. Kommunikatsioon loomadega sarnaneb sageli, väga sageli sellega, kuidas sa suhtled Jumalaga, sellepärast et sa ei suhtle verbaalselt, sa ei suhtle sõnadega, sind ei piira need sõnad, nende sõnade tähendus, mida sul on koolis õpetatud või mida sa oled raamatutest lugenud või mida sa oled teostest, kirjanike, klassikute teostest õppinud. Jaa, nii et see on midagi hoopis rikkalikumat ja hoopis sügavamat ja nagu on mõningad inimesed väitnud, et kes on surnud ära ja siis tagasi tulnud. no kui sa usud neid inimesi muidugi, kui sa ei arva, et nende inimeste jutud on mingi fantaasia, mingi pärast mingi ajutrikk jälle.
nagu paljud igasugused üleloomulikke kogemusi, usklikke inimestel üleloomulikke kogemusi tõlgendavad aju trikitamisena. Tegelikult see on täitsa jama jutt ja kes on ise neid üleloomulikke kogemusi kogenud, nad teavad, et see ei ole aju trikitamine, seda ei saa kuidagi tõlgendada aju trikitamisega, ainult sellised inimesed saavad neid tõlgendada aju trikitamisega, kes ei ole mitte mingisuguseid üleloomulikke kogemusi kogenud. No ja selliseid on väga palju tarkade inimeste hulgas, niinimetatud tarkade inimeste, raamatu tarkade inimeste hulgas. Nii et ja ma lähen kohe selle teemaga edasi. No nii et võib-olla nüüd jah, siinkohal sul hetk just käes, et paus võtta ja loobuda uskumast seda, mida kirjatundide variserid sulle on õpetanud. Ilmselt Jeesus mitte ilmaasjata ei nimetanud isegi neid inimesi, kes kirjatähe järgi elavad, variserideks ja kirjatundjateks. ahhaa, nüüd mul kukkus see vahepeal siin, oli selline põmm eelmise kaadri lõpus, et kukkus see Freia pildike, see raam kukkus tähendab maha, Freia pildiga endaga ei juhtu midagi loomulikult. Ja see saab varsti üles pandud Freia auale, aga ma pean midagi peale leidma, sinna mingi pleksiklaasi või lihtsalt klaasi, sest siis siis ilmastik ei, kui vihma sajab, siis ei tekita kahju, sest see paber ei kannata vihma. Aga noh, ühesõnaga hää küll. Ühesõnaga siis jah, kuhu me siis välja jõudsime siis sinnamaani, et Jumal kõnetab inimesi samamoodi mõnikord nagu loomad ja Jumalaga kommunikatsioon, ütleme niimoodi, toimub sageli ilma sõnadeta, mitte nii, nagu inimesed arvavad, et kuigi Jeesus ütles, et mina olen sõna, aga tema on, aga seda ei tule niimoodi võtta, et kõik sõnad on nüüd sellepärast millegipärast just mingi noh, eristaatuses, ütleme niimoodi. Ei, kommunikatsioon ei toimu sageli üldse mittegi sõnadega ja noh, ilmselt sa tead seda ka ise ka, aga noh, ma võin nüüd seda juttu suunata kuhu tahes. Ma arvan, et meie episood hakkab nüüd lõpule ka jõudma, lõpukaadritesse jõudma, aga enne seda peaks vist natukene selgitama siis mõningaid asju veel, mida sa võib-olla aru ei saa, nagu ma et meenutasin siin, et mõned inimesed, kes on surmast tagasi tulnud, väidetavalt, sa usud neid või ei usu, see on sinu oma probleem, kas sa usud või ei usu. Ma lihtsalt räägin seda, mida räägitakse, mida need inimesed ise usuvad, kes on surnust tagasi tulnud. Mõned neist on Jumalaga ja Jeesusega kohtunud ja sageli on nendele esitatud just see küsimus, et millises keeles nad siis Jumalaga ja Jeesusega siis suhtlesid ja tihtipeale vastus see, et nad ei oskagi ütelda, et millises keeles, sellepärast et noh, räägitakse, et on olemas niisugused asjad nagu piiblis on isegi öeldud, et taevased keeled ja on maised keeled, on taevased keeled ja nii edasi. aga noh, no hea küll, heakene küll. Selle teemaga, nende teispoolsuse teemade lahendamisega me siinkohal ilmselt lõpule ei jõua. Aga noh, mida ma tahan veel nüüd loomadega kommunikatsiooni kohta, sest Reiast on see, kellest on jutt praegu. Reiakesest, kes lahkus meie hulgast 2 kuud tagasi juba peaaegu jah, umbes. Peaaegu varsti saab 2 kuud tagasi juba. Ja mida ütleb piibel loomade kohta, et ma olen kuulnud selliseid väiteid, et loomadel on hing, aga loomadel ei ole vaimu ja nii edasi ja nii edasi. Seda tõlgendatakse muidugi, mõned usklikud tõlgendavad niisuguse suure asjana, et loomad on nagu tegelikult mingisugune masinavärk, mis töötab nagu auto, et loom ei ole rohkem väärt kui auto jumala silmis, sellepärast et tal ei ole vaimu. tegelikult, kui sa nüüd hästi tähele paned, siis ja kui sa oled hästi tähelepanelikult piiblit lugenud, siis sa näed, et see inimene on Jumal on loonud inimese ja kuidas Jumal on loonud loomad, siis selles on väga palju sarnast ju. Ja ta valmistas neid põrmust, nagu ütleb Jumala sõna, mõlemaid ja ta puhus nende sisse oma hingeõhu, nefes, mida tõlgitud, noh, kohe on vastuväide olemas sellel mõningate usklike ja poolt, et kristlaste poolt ja ka, et
et aga see ei ole seesama, mis on ruah, mis on inimesesse pandud, et Jumal on inimesele ruahi andnud ja ruah on siis see vaim, mida tõlgitakse mõningatel puhkudel kui vaim pigem. Kuigi euroopalik arusaam siis nendest kristlikest asjadest on sageli väga erinev, äh, et noh, et jah, et eelistatakse piiblist neid salme välja noppida, mis räägivad seda, et noh, uskumatu inimene on nagu elajas, kes läheb siis mulda ja siis mullaks ta saab ja ei ole tal mingit järelelu või siis afterlife, mida sõnaga, millega on see sõna, millega siis inglise keeles seda elu puudutatakse. Ilmutuse raamat seevastu ütleb, et ei, enne kui ilmutusraamatu juurde peaks minema, siis peaks meenutama ka seda, et kas see ei olnud see mitte Noaga sõlmitud lepingu puhul, et kus Jumal räägib sellest, et või Kaini puhul, et kõigil elu, või see tähendab Kaini puhul on tegelikult tegemist siis Aabeliga sõlmitud lepinguga, Jumala lepingu. Et siis, kuidas seal oligi, et kõigilt, nii inimestelt kui loomadelt nõutakse, päritakse aru iga valatud vere kohta, aga kui loomadelt ka päritakse aru valatud vere kohta, siis tekib küsimus, et mis, kas loomad siis vastutavad pärast surma veel selle üle, kuidas nad käitusid selles maailmas, siinpoolses maailmas. See tekitab väga tõsiseid küsimusi minu jaoks vähemalt. Ma ei tea, kui sa oled teoloog, siis võib-olla sul on oma nägemus sellest. Minul on igatahes see selge nägemus, et loomadel on see, mida inglise keeles nimetatakse afterlife. Ja ma usun, et ka ma saan oma friiakesega kohtuma veel tulevikus. Jah,